Meie omaaegne menulaulja Mati Nuude sai samuti kummalisel kombel seotuks Brežneviga. Nimelt, Nuude kuulus toona ansamblisse Apelsin, mis tegi populaarse laulu Himaalaja. Ja selles laulus oli siis Priit Taimla sõnade mäng, korrutati pidevalt sõna maalaja. Umbes samal ajal ilmus Leonid Brežnevi teos Väike maa ehk siis Maalaja Zemlja. Loomulikult Nõukogude võimud arvasid, et ansambel Apelsin ja Nuude pilavad sellega Nõukogude võimu. Leonid Brežnev on muide külastanud ka Eestit. Juhtus see aastal 1960, siis kui ta polnud veel Nõukogude Liidu juht, vaid ta oli formaalne riigipea, Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimees. Toimus see siis niimoodi, et Brežnev külastas Tallinnas mitut tööstusettevõtet. Ta käis kauplustes ja ka Tallinna kaubamajas. Tallinna kaubamaja oli avatud sama aasta 21. juulil ning õhtul viibis ta Estonia kontserdisaalis. Lahkus Brežnev Eestist 29. detsembril 1960 ja Tallinnas Balti jaamas olid teda ära saatmas Eesti NSV kõrgemad parteituusad eesotsas seltsimees Ivan Käbiniga. Leonid Brežnev on jõudnud isegi Eestis lavalaudadele. Juhtus see Vanemuise teatris aastal 1989, kui seal lavastati näidend nimega Magamistoad ja selle autor oli Tauno Üliruusi. Ja see kujutas siis Brežnevit 1968. aastal Praha ülestõusu mahasurumise päevil. Brežnevit mängis selles etenduses Lembit Eelmäe ja Brežnevi kaasat Viktoriat, Eelmäe abikaasa Herta Elviste. Kas Leonid Ilitš Brežnev ise uskus kommunismi peatsesse saabumisse? Tema vend Jakov Brežnev oli küsinud kord Leonidi käest: Ljonja, mis sa arvad, kas kunagi jõuab kätte kommunism? Brežnev oli puhkenud naerma ja ütelnud: millest sa räägid, Jaša? Mis kommunism? Tsaar tapeti maha, kirikud hävitati, rahvas peab mingist ideest tuge leidma. On laialt teada, et Leonid Ilitš Brežnev sai oma eluaja jooksul väga palju kõikvõimalikke autasusid ja muide, ta on läinud lausa Guinessi rekordite raamatusse kui 71 välismaise autasu kavaler. Ta sai siis välismaalt 42 ordenit ja 29 medalit. Nimetame siis mõned ehk eksootilisemad: Afganistani vabaduse päikese orden, Karl Marxi orden Saksa demokraatlikust vabariigist, Kuuba vabariigi kangelase täht, Mongoolia kangelase kuldtähe medal, sotsialistliku Etioopia autäht ning Soome valge roosi ordeni suur rist ketiga. Brežnevi suurest armastusest erinevate autasude ja ordenite vastu liikus Nõukogude ajal lugematul hulgal anekdoote. No näiteks selline: Brežnev annab autasusid kätte ja ütleb siis niimoodi: sulle täheke ja sulle täheke. Järsku lööb Brežnev käega ja ütleb: olgu pealegi, mulle ka üks täheke. Nagu teada, armastas Leonid Ilitš Brežnev väga kõiksuguseid autasusid ja tal ei olnud kahju ka neid autasusid oma lähikontsetele jagada. Kord oli keegi öelnud Brežnevile nõndamoodi: meil tuleks see auastmete omistamine ja ordenite jagamine ära lõpetada. Need on täiesti väärtusetuks muutunud. Brežnev hämmeldus ja ütles nõndamoodi: Kolja, kas sul on siis rauast kahju? Las saavad. Saavad, teevad väikesed tropid, meeleolu läheb paremaks ja on stiimul paremini töötada. Muide, just Leonid Brežnev Ülemnõukogu presiidiumi esimehena andis Nõukogude Liidu kangelase kuldtähe kätte Juri Gagarinile ehk siis maailma ühele esimesele kosmonaudile ja üks esimestest, kellele Brežnev Nõukogude Liidu kangelase kuldtähe kätte andis, oli muide Lev Trotski mõrvar Ramon Mercader, kes oli istunud 20 aastat selle teo eest Mehhiko vanglas. 8. juunil 1960 õnnitles Brežnev Mercaderi, kes oli salaja Nõukogude Liitu toimetatud. Brežnev sündis 1906. aastal Ukraina territooriumil Kamenskojas ja toona oma nooruses jõudis ta väga lühikese ajaga olla paljude erinevate riikide kodanik, ehk siis Kamenskoje kuulus erinevatel aegadel Venemaa Vabariigi koosseisu, Ukraina Rahvavabariigi koosseisu, suure Ukraina koosseisu ehk päriliku hetmaniga eesotsas, Ukraina Nõukogude Vabariik tegutses seal ja lõpuks ka veel Denikini ühtne ja jagamatu Venemaa. Niimoodi vaheldusid siis Brežnevi nooruse ajal seal võimud.
1920. aastatel ehk siis Leonid Iljitši nooruses pani ta muide ennast proovile ka sellises kunstiliigis nagu karikatuuride joonistamine. Leonid Brežnev on sündinud tänapäeva Ukraina aladel. Milline oli siis tema rahvus tema enda seisukoha järgi? 1929. aastal nimetas ta end suurvenelaseks, 1935. aastal aga ukrainlaseks, seejärel jälle venelaseks, 1947 taaskord ukrainlaseks. Pigem tundis Brežnev ennast nii venelase kui ukrainlasena ja muide ta rääkis vene keelt küllaltki tugeva Ukraina aktsendiga ja on öeldud ka seda, et Leonid Iljitšil ei olnud rahvuslikke eelarvamusi, ta sõbrustas erinevatest vabariikidest pärit inimestega ega jaotanud siis inimesi etniliste tunnuste järgi. On teada, et nooruses kartis Leonid Iljitš kohutavalt madusid, tal oli meeletu foobia ja Brežnevi vend Jakov sattus Leonidiga ükskord Viinamarja istandusse. Järsku olid poisid enda ees märganud ühte rästikut. Brežnev hüppas ehmunult üle põõsaste ja jooksis minema. Leonid Iljitš Brežnev sündis oma vanemate esimese lapsena aastal 1906 ja muide tema ema Natalja sünnitus oli väga piinarikas ja pikk ja oli juba selline kartus, et Natalja ei jäägi enam ellu. Oli isegi välja otsitud salaja juba pikk särk ja linad ehk siis surmapuhuks. Ema Natalja pidas Leonid Iljitši lausa erakordseks lapseks, ta jumaldas Leonidi ja muide ta võõrutas Leonidi rinnast alles siis, kui Brežnev oli juba 5-aastane. Ikka ja jälle on Leonid Brežnevit peetud suhteliselt liberaalseks ja pehmeloomuliseks inimeseks. Brežnevit tundnud inimesed on aga öelnud, et ta oli vaid näiliselt heasoovlik ja heasüdamlik. Ta oli öelnud ühel oma esimesel kohtumisel ühele oma abile nõndamoodi. Andrei, sa ära arva, et ma olen kangesti leebe. Kui on vaja, siis virutan ma nii, et ma ei tea, mis tunne on sellel, kellel ma virutasin, aga ma ise põen pärast seda 3 päeva. Ja kommunistliku noorsooühingu keskkomitee esimese sekretäri Sergei Pavlovi juuresolekul oli ta öelnud siis niimoodi. Kui hakkad vandenõusid kokku klopsima, teen sind pulbriks. Brežnev oli kahtlemata osav poliitik, kes oskas enda populaarsust suurendada ja millist meetodit ta kasutas. Näiteks meeldis Brežnevile isiklikult teatada inimestele nende autasustamisest, premeerimisest, neile auastmete ja aunimetuste omistamisest. Ordenite ja medalite kätte andmisel püüdis Brežnev autasustavatele inimestele öelda midagi meeldejäävat, meeldivat ja teha ka nalja. Leonid Brežnevi suhtumine alkoholi. Kui ta oli juba riigi eesotsas, viis välisminister ja politbüroo liige Andrei Gromõko ükskord jutu vajadusele võidelda joomise vastu. Brežnev elavnes otsemaid ja vaidles veendunult vastu. Teate, nii nagu vene inimene on joonud, siis joob ta ka edaspidi. Vene inimene ilma viinata ära ei ela. Kuni 1970. aastateni oli peasekretär Brežnev äge ja kirglik suitsetaja. Mõnikord tõmbas Brežnev päevas lausa 2 pakki sigarette. Ta eelistas siis suitsetada sigarette pitsiga. Ükskord kordas peasekretär Brežnev naerdes endamisi vana nalja. Suitsetamist maha jätta on lihtsamast lihtsam. Ma olen seda juba 100 korda teinud. 1975. aastal keelasid arstid Leonid Iljitšil suitsetamise kategooriliselt ära. Jätnud suitsetamise maha, palus Brežnev, et poliitbüroo liikmed suitsetaksid tema juuresolekul, et tema saaks siis nende suitsu sisse hingata ja ta palus seda teha ka oma ihukaitsjatel. Brežnev jutumärkides suitsetas koguni basseinis. Ta ujus basseini ääre juurde ja käskis siis ihukaitsjatel seal suitsetada. Hingas suitsu sisse, neelas alla ja oli rahul ja ütles ihukaitsjatele nõndamoodi. Tublid poisid, hästi suitsetate. 1970. aastatel proovis Brežnev vahepeal ka salaja suitsu teha ja ütles siis nendele inimestele, kes tema suitsetamise pealt siis tabasid. Ärge ainult arstile öelge. Leonid Brežnev oli tuntud oma paksude, puhmies kulmude poolest ja Brežnevit samastati nii kindlalt sõnaga kulmud, et seetõttu tuli vahepeal ette lausa koomilisi juhtumeid. Näitleja nimega Klara Novikova on jutustanud niimoodi. Ma mäletan, et 8. märtsil oli ooperiteatris kontsert. Minu monoloogis olid seal siis sellised sõnad. Kas te teate, missugune ta on? Tal on kõrvad, kulmud, õlad. Äkki torkas kellelegi pähe, et äkki istub
loožis Brežnev ja kui näitleja ütleb kulmud ja õlad, et siis ta võib arvata, et see käib ju tema kohta. Ja tuldi siis Novikova juurde ja öeldi: Klara, kas võiks sõna kulmud ära koristada? Ja siis läkski Novikova lavale ja ütles, tal on kõrvad, õlad, ehk siis jättis välja kulmud. Nii üllatav, kui see ka ei ole, siis Leonid Iljitš Brežnev rääkis juba lapsepõlves peale soravalt poola keelt ja on teada seda, et kui ta oli juba riigijuht, siis mõnikord poolakatega läbirääkimisi pidades läks ta sujuvalt üle poola keelele. Leonid Iljitš oli kogu oma elu jooksul kirglik maletaja. Leonid Iljitši nõrkuseks oli male, kirjutas endine KGB kindral Dokutšajev. Brežnev mängis malet hästi ja hasartselt. Leonid Brežnevi üks peamisi meelistegevusi oli kiire autosõit ja kiindumus sellesse püsis tal elu lõpuni ja isegi 1982. aastal veidi aega enne oma surma juhtis ta veel autot ja sõitis kiiresti. Kui Brežnev ise autot juhtis, siis ta vastas ihukaitsjate palvele sõita aeglasemalt, tavaliselt pilkava küsimusega: kas sa kardad või? Kui roolis oli autojuht, ergutas Brežnev oma autojuhti nõndamoodi: sõida kiiremini, ega sa piima ei vea. Brežnev ütles niimoodi, et tema jaoks on kiire sõit kõige parem puhkus ja 1960. aasta juulis muide istus Brežnev ühena esimestest Zaporožetsi ehk siis maantee Muhu rooli, et proovida selle auto sõidu omadusi ja Brežnev sattus mitu korda lausa ka auto avariisse oma kihutamise tõttu, kuid õnneks mingi ime läbi oskas ta alati pääseda neist ilma ühegi kriimuta. Lugu sellest, kuidas Leonid Brežnev 1973. aastal Lääne-Saksamaal suure skandaali korraldas. Nimelt, 1973 läks Brežnev visiidile Lääne-Saksamaale kantsler Willy Brandti kutsel ja Willy Brandt kinkis Brežnevile sportauto Mercedes-Benz 450 SL. See auto ehk siis kingitus toodi Brežnevi hotelli juurde. Brežnevi nägu väljendas vaimustust. Ta istus autosse, järsku lõi ta ukse kinni ja kõik järgnev oli võõrustajatele väga ootamatu. Järsku andis Leonid Brežnev autole gaasi ja tormas kohalt minema nagu võidusõitja kiirusega 200 kilomeetrit tunnis. Lääne-Saksamaa politsei tormas põgenenud Brežnevit taga ajama. Brežnev tuli varsti hotelli juurde autoga tagasi, tuli välja ja naeris rahulolevalt ja ütles nõndamoodi: noh, kuidas ma teie kõigi käest ära põgenesin? Kas ehmatasite ära? Ärge kartke, kõik on korras. Silus siis Willy Brandti kingitust ehk siis seda autot ja ütles heakskiitvalt: hea auto. Leonid Iljitš oli oma surmatunnini kirglik ujuja. Ta oli vees lausa 1,5–2 tundi ja muide Krimmis puhates käis Leonid Iljitš ujumas iga ilmaga. Halb ilm või tormituul teda merest eemale ei hoidnud. Leonid Brežnev armastas väga jalgpalli ja hokit. 1962. aasta Kuuba kriisi ajal oli hetk, mil näis, et kohe annab USA löögi Nõukogude raketipositsioonidele ja algab maailmasõda. Leonid Samjatin on meenutanud, et nemad kirjutasid jälle pärast ühte magamata ööd järjekordset läkitust Ameerika presidendile Kennedyle, kui äkki avanes uks ja sisse astus Leonid Brežnev pabeross hammaste vahel ja Brežnev küsis siis nõndamoodi: kuidas hokimatš läheb? Milline on seis? Ehk siis hetkel, mil Nõukogude Liidu saatus rippus juuksekarva otsas, huvitas Brežnevit see, kuidas lemmikmeeskond mängib. Maailma ajaloo üks tuntumaid poksijaid on kindlasti Muhamed Ali, kes oli siis olnud nooruses nii olümpiavõitja kui hiljem ka elukutseliste maailmameister. Ajalehest Spordileht võisime 21. juunil 1978 lugeda nõndamoodi. Artikkel pealkirjaga Brežnev võttis vastu Muhamed Ali. 19. juunil 1978 võttis vastu Kremlis Brežnev Muhamed Ali, kes oli ringsõidul mööda Nõukogude Liitu. Leonid Iljitš Brežnev tervitas Muhamed Alid soojalt. Vennalikud suudlused said omamoodi Leonid Brežnevi firma märgiks. Mitte kõik ei olnud sellest aga vaimustuses. Näiteks Brežnevi järeltulija Juri Andropov ei suutnud kuidagi leppida, et mehelt pikalt teineteist huultele suudlevad. Üks markantne näide pärineb 1979. aastast. Viinis kohtusid siis Carter, kes oli siis Ameerika Ühendriikide president, ja Leonid Brežnev.
Nad kirjutasid alla strateegilise relvastuse lepingule. Nõukogude üks tähtis parteitegelane ja pikaaegne välisminister Andrei Gromõko küsis pooli hääli tema kõrval olnud Nõukogude kaitseministrilt Dmitri Ustinovilt. Mis sa arvad, kas nad suudlevad? Ei, suudlemiseks pole põhjust, vastas Ustinov. Ma ei ole selles nii kindel, märkis kogenud Gromõko. Kirjutanud lepingu kõigile eksemplaridele alla, Brežnev ja Carter ootamatult siiski suudlesid ja pärast küsis Brežnev nõndamoodi. Ütle, ega sest midagi ei olnud, et me Carteriga suudlesime. Tema ju alustas. Laialt on teada, et Leonid Ilitš ei olnud kunagi ükskõikne näitsikute vastu. On teada selline juhtum, et kord ühel lõunal lõpetamisel poliitbüroos tulid kuskilt kohale 2 tugevat ja ilusat näitsikut põlled ees ja küsisid, kas kõik on kõigega rahul või oleks vaja midagi veel juurde pakkuda. Brežnev hüppas püsti, astus näitsikute juurde, suudles mõlemad himukalt ja ütles, täna te võite puhata. Brežnevil aitas Nikita Sergejevitš Hruštšovi kukutada siis KGB esimees Vladimir Semitšastnõi, kes hiljem suhtus Brežnevisse mitte kõige soojemalt ja Semitšastnõi on ajalehele antud intervjuus meenutanud niimoodi. Brežnev ei jätnud ühtegi seelikut rahule. Brežnevi juurde toodi 2 eriateljee juurdelõikajat ülikonna jaoks mõõte võtma. Varsti Brežnev juba kabistas neid näitsikuid. Leonid Brežnev ja filmikunst. Brežnev veetis oma elust väga palju aega, vaadates erinevaid filme. Eriti meeldisid Brežnevile kriminaalfilmid, kuid seevastu on öeldud, et kaasaegsed filmid armastusest ja eriti hella suudlemise stseenid Brežnevile üldse ei meeldinud. Ta olevat pomisenud neid vaadates nõndamoodi. Seks, lodevus. Oma võimu ajal, eriti oma võimu viimastel aastatel, oli Brežnev väga tihe külaline uudiste saates nimega Vremja ja nõukogude all läks käibele koguni selline mõistatus, mõista, mis see on, peal on sarved, all on jalad, keskel Brežnev. Vastus, televiisor. 1981. aasta jaanuaris juhtus selline lugu, millest on meile andnud ülevaate üks propagandaosakonna töötaja nimega Petšenev. Tema siis ütles niimoodi, et 1981 jaanuaris õhtusöögi ajal vaatasid kõik, kes töötasid peasekretäri järjekordset kõneteksti kallal koos Brežneviga programmi Vremja. Brežnev kuulas uudiseid ja ütles äkki pahaselt. Muudkui Brežnev, Brežnev, Brežnev. Kas teid tõesti ei ole see ära tüüdanud? Leonid Brežnev on läinud ajalukku ka oma kurikuulsate tsitaatidega. Kõige kuulsam ilmselt on 1981. aasta NLKP 26. kongressil öeldud selline tsitaat. Tsiteerime Brežnevit. Ökonoomika peab olema ökonoomne. Seltsimehed, see on ajanõue. Ühest väga kummalisest juhtumist, mis on jäänud saladuseks seniajani, on teadmata, mida Leonid Ilitš soovis saavutada. Kord ühel NLKP keskkomitee tollase üldosakonna juhataja Tšernenko ettevõtmisel kokku kutsutud parteide, komiteede, üldosakondade juhatajate üleliidulisel nõupidamisel pidi avasõnad ütlema Brežnev isiklikult. Brežnev astus pulti, kohendas prille, kuid paberit tal käes ei olnud ja alustas ootamatu pöördumisega iseenda poole, nagu oleks kõnetoolis tema asemel keegi teine. Ta ütles siis nõndamoodi, tsiteerime Brežnevit. Väga lugupeetud kallis seltsimees Leonid Ilitš. Saalist käis muide samal ajal läbi kahin. Me kõik oleme siiralt väga rõõmsad, et teil, kallis Leonid Ilitš, hoolimata teie kolossaalsest hõivatusest ja tohutust töökoormusest leidus aega ning võimalust meiega kohtuma tulla. Saalis valitses haudvaikus. Siis tõmbas Brežnev taskust mõne kokkumurtud paberilehe ja kõneles edasi siis üldosakondade töö küsimusest, justkui seda kummalist kõne algust polekski olnud. Brežnevi viimastel eluaastatel nägid välismaa diplomaadid selgelt, et Brežnev on tegelikult täiesti töövõimetu. Toome ühe näite. 1977. aasta augustis tuli Moskvasse Angola tollane president nimega Agostinho Neto ja ta esitas ootamatult otsese küsimuse hiljuti Angolas toimunud sõjaväemässu kohta. Brežnevi juuresolekul küsis siis president niimoodi. Ma lendasin siia, et kuulda isiklikult teie käest, Leonid Brežnev, kas Moskva
võttis osa minu vastasest vandenõust või ei. Tekkis vaikus, kõik vaatasid Brežnevile otsa, oodates, et mida Brežnev nüüd vastab. Aga Brežnev nagu ei olekski seda küsimust kuulnud ja asus lugema tema jaoks ettevalmistatud materjali. Nii et küsimusele, kas Moskva võttis osa Angola sõjaväemässust, vastas Brežnev nii. Olukord on meil hea, on oodata väga head saaki. Helistas kord Leonid Iljitšile tähtis parteitegelane Kirilenko ja palus luba minna puhkusele. Sõidab pealegi ja lubas Brežnev lahkelt. Lõpetanud kõne, vangutas Brežnev pead ja ütles kuidagi äraolevalt. Jah, on mul alles töökaaslased, kes läheb puhkusele, kes veel kuhugile. Aga sina, onu Ljonja, istu siin üksinda ja mängi lolli. 1974. aasta juulis sõitis parteijuht Leonid Iljitš Poola rahvavabariigi 30. aastapäeva pidustustele. Vastu ööd võttis ta sisse suure annuse rahusteid ja hommikul oli tükk tegu, et Leonid Iljitši jalule saada. Pidulikul istungil oli Brežnev täiesti süüdimatu ja muide ta püüdis Internatsionaali laulmise all koguni orkestrit dirigeerima hakata. On teada, et oma elu lõpul oli Brežnev täiesti sõltuvuses rahustitest ja unerohtudest, ta ei saanud ilma unerohtudeta enam üldse magada. Ta hakkas neid rohkem tarvitama aastast 1973 ja neelas neid tablette isegi ka päeval arstide eest salaja. Üks, kes toimetas Brežnevile unerohu tablette, oli Juri Andropov. Brežnevi viimastel võimuaastatel oli ta väga lähedane oma mantlipärija Konstantin Tšernenkoga ja Brežnevi üks ihukaitsjatest on kirjutanud üles tüüpilise jutu ajamise Brežnevi ja Tšernenko vahel. Mõlemad olid siis juba üsna eakad mehed, kui taoline vestlus aset leidis. Brežnev kurtnud Tšernenkole, et ta magab öösiti halvasti. Tšernenko pobisenud automaatselt vastu. Kõik on hästi, kõik on hästi. Brežnev kordab. Ma ei jää öösel kuidagi magama. Tšernenko noogutab endist viisi ja ütleb niimoodi. Kõik on hästi, kõik on hästi. Muide, Tšernenko võttis ka ise sarnaselt Brežnevile ohtralt unerohte. Nüüd ei pea Brežnev enam vastu ja ütleb niimoodi. Mis siin head on? Ma ei saa magada, aga sina, kõik on hästi, kõik on hästi. Seepeal oleks Tšernenko nagu üles ärganud ja öelnud siis niimoodi. Siis on küll halvasti. Nagu teada, siis Brežnevi viimastel eluaastatel oli tema tervis nii halb, et ta sisuliselt enam riigi juhtimises osaleda ei suutnud, kuid tema kaaslased poliitbüroos olid väga huvitatud, et Brežnev vormiliselt võimul edasi püsiks. Ükskord lülitus raskesti haige Brežnev poliitbüroo istungil täiesti välja, arutelu teema kadus tal täiesti käest ära ja pärast seda istungit oli öelnud Juri Andropov, Brežnevi järglane Mihhail Gorbatšovile nõndamoodi. Tead, Mihhail, tuleb teha kõik, et ka sellises olukorras Leonid Iljitši toetada. See on partei, riigi stabiilsuse küsimus ja ka rahvusvahelise stabiilsuse küsimus. Ja Gromõko ja Andropov olid Brežnevi juures hetkel, mil Brežnevi enesetunne oli väga kehv. Ootamatult oli Brežnev neile öelnud niimoodi. Kas ma ei peaks mitte pensionile minema? Ma tunnen end ikka sagedamini ja sagedamini halvasti. Peab midagi ette võtma. Juri Andropov oli reageerinud otsekohe ja öelnud niimoodi. Kallis Leonid Iljitš, te lihtsalt elage ja ärge millegi üle muretsege. Teie ainult elage. Teie võitluskaaslased on tugevad, me ei vea teid alt. Brežnev oli liigutatud ja ütles pisarsilmil. Kui te kõik olete seda meelt, siis töötan ma rõõmuga edasi. 1970. aastate keskel hakkas halveneva tervisega Brežnev arstide soovitusel langetama oma kaalu. Brežnev kaalus ennast igal hommikul ja kirjutas tulemused siis vihikusse üles. Brežnev oli 178 cm pikk ja tavaliselt kaalus ta siis 86 kuni 92 kilogrammi. Legend Leonid Iljitš Brežnevi kirstu kukkumisest. Brežnev suri siis 10. novembril 1982 ja tema matuste otseülekandest võis rahvale jääda selline mulje, et matjad ei suutnud tema rasket kirstu paigal hoida ja hauda laskmise ajal kukkus kirst käte vahelt välja ja kukkus siis
kurja kuulutava mürtsuga haua põhja ja seda mürtsatust muide peeti väga halvaks endeks Juri Andropovi valitsemise ajale. Tuleb aga öelda seda, et tegelikult ei kukkunud see kirst mitte kuhugile, lihtsalt Leina saluudi kahuripaugud langesid ebaõnnestunult kirstu hauda laskmisega ühele ajale, ehk siis neid kahuripauke peetigi kirstu kukkumise paukudeks. Brežnev suri aastal 1982 sajandivahetuse paiku, ehk siis aastal 1999 oli tema populaarsus Venemaal aga nii suur, et näiteks ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas 18. detsember 1999. Küsitluste kohaselt võidaks Brežnev valimistel rohkem hääli kui ükski teine kandidaat, ehk siis kui Brežnev oleks sajandivahetusel Venemaal kandideerinud, oleks ta olnud kõige populaarsem poliitik. Leonid Ilitšil jäi elu lõpuni õigekirjaoskusest puudu ja ta kirjutas lihtsamaidki sõnu, vahepeal siis vigaselt, kuid nooruses püüdis Leonid Ilitš isegi tegelda poeesiaga, tema siis luuletas. On säilinud tema kirjutatud luuletus Vorovski surma puhul. 10. mail 1927 tappis endine valgekaartlane Šveitsis Nõukogude diplomaadi Vorovski ja Brežnev kirjutas siis nõndamoodi, tõlgituna eesti keelde kõlaks tema luuletus siis nõnda. See oli Lausanne'is, kus õitsesid heliotroobid, kus unenäod on muinasjutulised, keset kultuuriga eputavat Euroopat, keset muinasjutuliselt ilusat maad. Ja on öeldud ka seda, et 1. jaanuaril 1924 trükiti Kurski kubermangu ühes ajalehes ära Brežnevi värsid pealkirjaga Saksamaa komnoortele ja selle tõlge oleks siis umbes nõnda. Julgesti edasi, ahelad murtke, heitke endalt saaride verised ketid, noorusliku hooga tuld aina antke, ees ootavad uue elu raketid. 1976. aastal sai Leonid Brežnevist lausa Nõukogude Liidu marssal, ehk siis talle anti kõige kõrgem sõjaline auaste. Ühel istungil oli siis kaitseminister Ustinov öelnud nõndamoodi. Seltsimehed, lubage mul pöörduda Keskkomitee poliitbüroo poole järgmise ettepanekuga. Teen ettepaneku anda Leonid Ilitš Brežnevile Nõukogude Liidu marssali auaste. Poliitbüroo liikmed oleksid nagu neid sõnu oodanud ja hakkasid siis esitama üksteise järel argumente, et miks Brežnev peakski marssaliks saama. Brežnev siis vastas tagasihoidlikult niimoodi. Ma tänan seltsimehi kogu südamest usalduse eest, mida mulle on osutatud Nõukogude Liidu marssali auastme omistamisega. Ma teen kõik, et õigustada seda kõrget nimetust ja usaldust. On räägitud, et kui Brežnevi ajal avaldas oma memuaarid teise maailmasõjaaegne Nõukogude väejuht Georgi Žukov, siis lubati tal teha seda ainult tingimusel, et ta mainib seal ära ka Leonid Brežnevit. Brežnev oli siis maailmasõja ajal olnud polkovnik ja otse loomulikult tekitas see juhtum rahva seas jälle väga palju anekdoote, toome mõne näite. 1945. aasta aprillis helistab Stalin Žukovile. Seltsimees Žukov, kas teil on Berliini vallutamise plaan valmis? Jah, seltsimees Stalin, vastab Žukov ja Stalin küsib niimoodi. Aga kas te olete selle polkovnik Brežneviga juba kooskõlastanud? Ja teine variant sellest anekdoodist on selline. Žukov toob Stalinile Berliini ründamise plaani, mille peale Stalin ütleb. Lähen nüüd ja pean nõu polkovnik Brežneviga. Brežnev osales ka teises maailmasõjas ja ta võttis 4. Ukraina rinde koondpolgu komissarina osa 1945. aastal Moskvas Punasel väljakul toimunud võiduparaadist, mida juhatas siis Žukov ja võiduparaadi muidugi tähelepanu keskmes oli seltsimees Jossif Stalin ise. Ja neid kaadreid näidati hiljem nendel aastatel, kui Brežnev oli riigijuht. Keskkomitee rahvusvahelise osakonna juhataja Anatoli Tšernjajev on meenutanud, et aastaid hiljem oli Brežnev rääkinud, mis sellel võiduparaadil siis kulisside taga juhtus. Juhtus see, et Brežnev oli jõudnud banketisaali teistest natukene varem ja innuka noore parteitegelasena hakkas ta trügima lähemale sellele kohale, kust pidi ilmuma seltsimees Stalin ja suure trügimise käigus ajas Brežnev ümber hunniku puhtaid taldrikke.
17. aprillil 1943 ehk siis keset teist maailmasõda juhtus Leonid Brežnevil selline juhtum, et ta oli kalalaeval, mille nimi oli Ritsa ja see sattus miini otsa. Plahvatus paiskas Brežnevi merre ja Brežnev õngitseti siis teadvusetus seisundis merest välja. 1940. aastate kurikuulsal Nürnbergi protsessil oli eluks ajaks vanglasse mõistetud Hitleri lähikondne Rudolf Hess ja räägiti, et 1979. aastal soovis Brežnev väga, et Hessile antaks armu ja ta vabastataks vanglast. Rudolf Hessi poeg Wolf Rüdiger Hess on väitnud, et Brežnev ei tahtnud, et kõik näeksid, et me hoiame vanglas haiget vanameest ja teeme Hitleri võitluskaaslasest inimeste silmis märtri. 1945. aasta juunikuus peeti Moskvas uhke võiduparaad, mis oli siis pühendatud Natsi-Saksamaa üle saavutatud võidule ja pärast seal toimunud banketti jõi Leonid Brežnev kolmekordse Nõukogude Liidu kangelase Aleksandr Pokrõškiniga hotellis nimega Moskva. Pärast keskööd paluti Pokrõškinil ja Brežnevil hotellist lahkuda, ent järsku tõmbas Pokrõškin püstoli välja ja hakkas lakke tulistama. Järgmisel päeval kanti sellest intsidendist ette koguni seltsimees Jossif Stalinile endale. Stalin oli aga heatahtlikult öelnud, kangelasele on see lubatud. Brežnev ise, kes oli maani täis, peatus Kremli banketilt lahkudes tsaar kella juures ja ajas kellaga tükk aega juttu. Kord käis visiidil Bulgaarias Leonid Iljitš Brežnev ja jalutuskäigu all märkas ta ühte ajakirjanikku. Too oli ent lausa oimetuks joonud ja vedeles maas. Peasekretär Brežnev vangutas pead ja ütles, on siis vaja end nii täis juua ja lisas mõtlikult. Ja ükski tõbras inimesele kah appi ei tule. Mõistagi pärast sellist ütlemist ümbritseti ajakirjanik range noomituse asemel hoopis südamliku hoolitsusega. Leonid Iljitš Brežnev ja India. 1920. aastate Nõukogude noored unistasid maailma revolutsioonist. Tolle aja romantilised poisid unistasid sõidust Indiasse, et teha seal revolutsioon. Palju aastaid hiljem jutustas Leonid Iljitš India diplomaatidele, et Brežnev oli siis 15-aastaselt põgenenud kodust, et minna Indiasse. Loomulikult sellest minekust midagi välja ei tulnud. Küll aga külastas Indiat 1961. aastal Brežnev ikkagi. Tollane India juht Jawaharlal Nehru kinkis Brežnevile väikese elevandipoja, mida toideti lutipudeliga. Leonid Iljitš andis selle elevandipoja kingituseks ühele Moskva loomaaiale ja muide Indias sõitis Brežnev lausa elevandi seljas. Hruštšovi võimu ajal 1956. aastal toimus siis kuulus Ungari ülestõus ja muide on teada, et 3. novembril 1956 võeti vastu otsus saata Anastas Mikojan ja Leonid Brežnev viivitamatult Ungarisse ja Brežnev viibis Ungaris ülestõusu ajal siis 4. ja 5. novembril 1956, kuid milles Brežnevi roll Ungaris täpsemalt seisnes, see on jäänud ajaloo hämarustesse tänapäevani. Leonid Iljitš Brežnevile meeldis jahil käimine ja sellest sai tema üks peamisi hobisid terveks eluks ja muide juba sõja ajal oli Brežnev täpne laskur. Küpses eas kordas Brežnev sageli niimoodi. On vaja süüa ulukiliha. Ulukilihas on palju mikroelemente ja muide jahil käies tuli Brežnevil ette ka ohtlikke olukordi. Ükskord juhtus siis niimoodi, et Brežnevil õnnestus tabada suurt metskulti. Brežnev suundus maha lastud uluki poole. Kui ulukuni jäi circa 20 meetrit, hüppas kult üles, ta polnudki surnud, vaid oli ainult haavatud ja metskult tormas Brežnevi poole. Samal ajal viibis kohale üks jääger, kes laskis 2 lasku kuldi suunas. Kult ehmus ja põgenes. Lugu sellest, kuidas Brežnev oleks Viini külastades peaaegu lämbunud viskiklaasis olnud jäätüki tõttu. Oli siis olukord niimoodi, et 1979. aastal Viinis kohtus Brežnev Ameerika Ühendriikide tollase presidendi Jimmy Carteriga. Brežnevil oli käes pokaal soodaveega lahjendatud viskiga, milles siis kõlisesid jäätükid. Äkki tegi Brežnev puhtvenelasliku liigutuse. Selle asemel, et tasapisi pokaalist rüübates viskit nautida, tegi ta peaga iseloomuliku liigutuse, millele järgnes tavaline punn suutäis.
Brežnevi kõrisse sattus kogemata koos viskiga ka tükk jääd. Brežnev hakkas lämbuma. Ta läks näost tulipunaseks ja ahmis õhku. Kõik ümbruskonnas olnud inimesed tardusid ehmatusest ja vaatasid Brežnevi poole. Arvatavasti oleks abi olnud sellest, kui keegi oleks löönud Brežnevile järsult vastu selga. Aga kes siis seda söandas? Brežnev tegi mõned kramplikud liigutused ja jäätükk kukkus pokaali tagasi. 1961. aastal Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimehena oleks Brežnev peaaegu surma saanud, tema lennuk oleks peaaegu alla tulistatud Vahemere kohal. 9. veebruaril 1961 tulistas Prantsuse hävitaja 2 korda Vahemere õhuruumis 130 kilomeetri kaugusel Alžeeria rannikust Nõukogude reisilennukid Il-18, mille pardal oli Brežnev, kes siirdus visiidile Ghanasse ja Guineasse. Tollal sõdisid Prantsuse väed seal siis rahvusliku vabastamise rindega, mida toetas Nõukogude Liit. Kui prantslane oleks tulistanud täpsemalt või Nõukogude Liidu piloot oleks olnud vähem osav, siis ilmselt oleks Nõukogude Liidu ajalugu olnud hoopis teistsugune, kui ta oli. Märtsis aastal 2006 avalikustas Itaalia parlamendi komisjon, et Leonid Brežnev oli omal ajal käskinud teha atentaadi Rooma paavstile Johannes Paulus II. Tõendid leiti selle kohta siis Saksa TV ja Bulgaaria salateenistuse arhiividest. Lugu sellest, kuidas Leonid Brežnev 1973. aastal Ameerika Ühendriike külastades ei osanud viskiga piiri pidada. 16. juuni 1973 saabus Brežnev siis oma 9-päevasele Ameerika Ühendriikide visiidile ja loomulikult kohtus seal ta ka Ameerika Ühendriikide tollase presidendi Richard Nixoniga. Nixon ja Brežnev õhtustasid ja jäid pärast õhtusööki juttu ajama. Brežnev vihtus viskit juua ja ta keeldus sealjuures ka soodaveest, et head kraami mitte soodaveega ära rikkuda. Järgmisel päeval tundis Leonid Brežnev ennast väga kehvasti ja ütles siis nõndamoodi: kurat, ta ise ahvatles mind seda viskit jooma, ma pole sellega harjunud ega osanud mõõtu pidada. 1973. aastal külastas Brežnev Ameerika Ühendriike ja tema tõlk Viktor Suhadrev on jutustanud siis nõndamoodi. Kui 1973. aastal olime Camp Davidis, saatis Leonid Iljitš oma adjutandi lennujaama ühe oma lennuki stjuardessi järele. Stjuardess tuli kohale ja veetis Brežnevi seltsis 2 päeva. Kui president Nixon astus Brežnevi juurest läbi, siis Brežnev koguni esitles seda stjuardessi Nixonile. Lahkudes ütles Nixon naeratades sellele stjuardessile: hoolitsege Brežnevi eest hästi. 1967. aastal avati Leningradis memoriaal ja seal oli siis niimoodi, et õigus süüdata igavene tuli oli peasekretär Brežnevil endal. Ja Brežnevile seletati siis enne ära, kuidas peab seda tegema, kuid ilmselt Brežnev sai millestki valesti aru ja kui gaas avati, hilines Brežnev tõrviku lähendamisega mõne sekundi võrra ja kostis hirmus paugatus. Brežnev ehmus, põrkus ootamatusest tagasi ja oleks peaaegu kukkunud. Nähtavasti just selle intsidendi pärast näidati memoriaali avamist õhtustest uudistesaadetes väga põgusalt. Dmitri Poljanski oli etendanud tähtsat osa Hruštšovi kukutamisel 1964. aastal ja kui 1966. aasta detsembris sai Brežnev 60-aastaseks, pühendas Poljanski peasekretärile koguni vaimustunud luuletuse, milles võrdles Brežnevit lausa Leniniga. Kuid Poljanski ei osanud ka vahepeal keelt hammastada ka hoida. Ükskord juhtus siis nii, et Brežnev oli öelnud, et sellises olukorras mina küll töötada ei saa. Esitan lahkumisavalduse. Poljanski oli tulistanud vastu: mis sa hirmutad meid oma lahkumisega? Kui lähed ära, tuleb keegi teine sinu asemel. Brežnev vakatas ja ei andestanud seda Poljanskile kunagi. Teatavasti 1964. aastal kukutati võimult Nikita Hruštšov ja Hruštšovi kukutamisel mängis tähtsat rolli Leonid Brežnev. On aga räägitud seda, et teatud hetkel kõige pingelisematel aegadel oli Brežnevil närvid üles hüpanud ja ta oli öelnud niimoodi ja lausa hirmunult korranud: Nikita tapab meid kõiki ära. 26. juunil 1953 arreteeriti kõikvõimas Nõukogude Liidu siseminister Lavrenti Beria. Vähesed teavad aga seda, et ka Leonid Brežnev osales Beria arreteerimisel.
Brežnevi viis Kremlisse marssal Žukov isiklikult oma autoga ja esimeste tundide jooksul tuli siis Leonid Iljitšil valvata arreteeritud Berijat Georgi Malenkovi ehk siis Nõukogude Liidu peaministri kabineti puhketoas. Stalini viimastel eluaastatel, täpsemalt siis 1950, valiti Leonid Brežnev Moldaavia kommunistliku partei esimeseks sekretäriks. Sellele eelnes isiklik kohtumine Staliniga, kes ütles Brežnevile: hästi töötate, partei arvab, et te võiksite juhtida mitte enam oblastit, vaid tervet vabariiki. 1952. aasta oktoobris toimus viimane partei kongress, mis oli veel siis Stalini eluajal ja Brežnev saabus sinna siis Moldova delegatsiooni eesotsas. Ta esines kongressil 4. tööpäeval. Stalin jälgis esinejaid ja pani tähele loomulikult ka Brežnevit. 16. oktoobril 1952 kuulutas Stalin välja partei juhtkonna uue koosseisu ja seal oli ka Leonid Brežnev. Lugu sellest, kuidas aastal 1960 sai Leonid Brežnevist formaalselt Nõukogude Liidu riigipea ehk siis Ülemnõukogu presiidiumi esimees. 4. mail 1960 tegi Hruštšov juhtkonnas suuri muudatusi. Muuhulgas saatis ta pensionile marssal Vorožilovi, kes oli olnud siis 60 aastani Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimees. 79-aastane Vorožilov jäi Ülemnõukogu presiidiumi istungitel magama, rääkis saadikutele ja välismaa külalistele udujuttu, mis kutsus mõnigi kord esile lausa rahvusvahelise skandaali. Otsustati, et Vorožilov pöördub Ülemnõukogu poole kirjaga, milles palub end ametist vabastada ja tema kohale asuski siis Leonid Brežnev. Nõukogude riigijuhi Mihhail Gorbatšovi lähikondne Eduard Ševardnadze oli ka Brežnevi ajal tähtis kommunistlik tegelane ja Ševardnadzest sai siis hiljem ka iseseisva Gruusia president. Ševardnadzele valmistas piinlikkust see, kuidas ta 23. juunil 1980 NLKP Keskkomitee pleenumil laulis Brežnevile kiidulaulu ja see kiidulaul väärib lausa tsiteerimist. Tsiteerime siis Ševardnadzet. Tänapäeva maailmas ei ole autoriteetsemat, järjekindlamat riigitegelast, kui seda on Leonid Iljitš, kellest peetakse sügavalt lugu, keda usutakse. Olles Leonid Iljitš Brežnevi titaanliku töö tunnistaja, lugedes tema vestluste üleskirjutusi, fundamentaalseid töid, ettekandeid välis- ja siseprobleemide asjus, tunned siirast rõõmu ja uhkust teadmisest, et partei ja riigi eesotsas on inimene, kelles on orgaaniliselt liitunud suur eruditsioon, leninlik põhimõttekindlus, proletaarne mehisus, revolutsiooniline julgus, kõrge humanism, harukordne diplomaatiline paindlikkus. Hruštšovi võimu all aastal 1956 oli Stalini isikukultus kõige kõrgemal tasemel hukka mõistetud. Mida arvas Stalinist aga Leonid Brežnev? Brežnev suhtus Stalinisse lugupidamisega. Stalin oli talle sümpaatne ja Brežnev ei saanud leppida Stalini mahategemisega ja seletas Brežnev oma seisukohta siis nõndamoodi. Stalin tegi ära väga palju ja lõpuks võitis riik tema juhtimisel sõja. Talle antakse veel õiglane hinnang, kuid Brežnev mõistis, et täielikult ei ole Stalini hea nime taastamine siiski võimalik. Ja on teada ka selline juhtum, et kord tuli Brežnevil surnud Stalinile ka plaksutada, kuidas see siis toimus. 1981. aasta 5. detsembril tähistati Kremli kongresside palees Moskva eest peetud lahingute 40. aastapäeva. Esinemised vaheldusid filmikroonika kaadritega suurel ekraanil presiidiumi selja taga ja nendes kroonikates ilmus siis ka Stalin. Saalis puhkesid tormilised kiiduavaldused, kõik tõusid püsti ja plaksutasid. Ka Brežnevil tuli tõusta püsti ja plaksutada Stalinile.